Värska. Et me teeme nii-öelda universaalsed need asjad, et saab järgnevast jälle kasutada. Me tegime maksab, et ei taha tühja tööd teha. Ei, nüüd vaadake nüüd Jürgen Ligi sõi konservi ja ehitas selle maja. See on Ligi maja. Ligi võtab päikest, vaata seal praegu paljalt. On Jürgen ise või? Ja Jürgen ise. Sööb konservi ka vist parasjagu. Nii, see on nüüd laululava, eks ju. Nii, ja start hakkab siis nüüd siit pihta. Tähendab, vaata, see on niimoodi, et siin sees on nagu kaubandus, seal otsas on vetsud. Siin vaata need lavad, kus on, sinna paneme mingid telgid peale, sinna tuleb mandaat, kus inimesed saavad oma käepaelad. Need letid, kus on? Ja me paneme telgid peale sinna. Okei. Ja kas sul turvab siin seda ala ka või turva keegi? Ei, meil ei ole vaja ju seda turvata. Meil on natuke meeskonda kohal, eks ju. Aga me turvame seda alles viimasel päeval, siis kui me müüme pileteid. Siis kui sul kontsert on siin, jah? Siin alguses on lihtsalt see, et mingi Jalmar mängib kortse ja ajab juttu ja nagu rahvas tuleb, eks annab informatsiooni. Kurat, põhimõtteliselt see teid ei puuduta. Teie ei pea siin midagi tegema. Nüüd on niimoodi, et... Põrutame siit edasi, otse. Siit rada hakkab siit minema. Tee peale läheb. Sul on ka kaart mingi või? Ei ole praegu. Oota, kus me see nulli läks? Hea küsimus, ma ei näe isegi su ekraani siit mitte. Ma ei ole kunagi nullinud, aga noh. Oota. Arvan, see rooli veot oli kus. Oota, mood. Ei, see pole see. Oota. Siis kui oli siit ei olnud. Jääd siis. Aasta nulli on nii. Ma siin eraldi märki ei ole, ma pean menüüsse vist minema. Muidu see on see, 257. See oleks vaja ära nullida. No seda ta pani sulle. Seal on meil lihtsalt vabakäi, kui inimesed käivad, kes on varem kohal, et siit muuseum kogu aeg lahti. Esimene tõsine peatuspaik ja ma arvan, et siin on mingi märk ka, mingi lipp. Siin märki küll ei ole. Lippu ei ole või? Ma ei tea, kas ta üldse lipud on peale pandud. Siin on vaata niimoodi, et siin on nagu siin hoovis on nagu Värska degustatsioon ja siin räägitakse Värska teha. Peale kandmata jäänud need lipukohad. Seal on nagu see suur lipp, see, mis tuleb maa sisse torgata, rattafest nagu kollase peale, eks need, kuidas nimetatakse need? See ja need lipud, jah. Aga siin platsi peal ongi siis see? Jah, siin peaks lihtsalt tee äärde ilmselt panna. Ma arvan, et see kirja panemata jääb. Ilmselt tegeleti viitadega veel. Nii, ja siit tuleb nüüd, siit lähme edasi. Aga siis need lipud tulevad ka kaasa, lippe ei ole siia märgitud. Ma arvan, et lipud on jäänud märkimata, et seda veel tehakse, aga ma tean, et lipud on tellitud. Ja need on ka universaalipud, lihtsalt rattafest on peal, eks ju. Kas see on see karastusjoogi tehas siis? Värska tehas on see, jah. Okei, karastusjoogi tehas. Ilmselt, kuidas ta siin kirjas oli, karastusjoogi? Karastusjoogi tehas. Jah, tegelikult ta vist võib-olla ongi ametlik nimetus. Meie teame teda rohkem Värska tehas. Ei, nüüd me oleme rajal.
See ei ole see koht või? On küll. Pildi peal on mingi maja siin üleval. Ma ei tea, see on raudselt see koht. Palju kilomeetri osa on? 1,2. 1,3 oli kirjas, noh, tead seda. Jah, 1,2 või 1,3. Aga see on õige koht. Ma ei tea, kus sa seda maja näed. Näe, vaata. Aga kui see maja on siin kuskil, me ei näe praegu. Maja on siin, võib-olla see maja. Pildi peal on see koht või? Jaa, Huvitav, siin kollasega maja ei ole. No igatahes see on 100% ilma kõhkluselt õige koht, sest otse sa ei saagi kuhugi minna. Tuleb see saatse kuradi... Muidu on nagu jah. Saatse, noh selles mõttes, siin on nagu ikkagi suht lihtne meelde jätta. Tead. Aga kus see maja sul on siis? Saad sa korra vaatan, siin on kollane maja peaks olema selle koha peal, siin mäenuki peal. Seal üleval mäenuki peal või? Jah, See või? ei, siin paremal poole ääres peaks olema. Kuidas võimalik? Kuidas selline pilt siin saab olla? Tal on see... Oota, kurat. Huvitav, jah. Oota, mul on veel teine versioon, offline'i versioon ka, ma vaatan korra. Igatahes ma tean, et see on ilma kahtlustelt õige koht. Vaatame, offline'i versiooni pilt. On ja kollane maja on seal. Selle pildi järgi on nagu õige koht. Aga seal on äkki siis vale pilt läinud. Kurat, mingi asi on, midagi on valesti igatahes selles. Ma ei tea, tehke endale kui mingi märge, sest... Ma pigem eelistaksin seda kuradi offline versiooni, see kuidagi tundub süke... Sest siin on natuke loogiline, sa lihtsalt ei saa otse edasi sõita. Jah, selge. Paneme ka edasi. Selles mõttes on, vaata, ta on nagu loogiline. Et sa lihtsalt ei saa edasi sõita. Jah. Nii, järgmine Viida kohta 5,98 peal. No 6 kilomeetri peal. Ega siin ratastega ei ole selle kruusa peal lihtne. Ei, siin on päris hea. Siin on päris hea, jah. Pahaks läheb see, et kui on nagu seda lahtis kruusa peal, see on paha. Sellise skeemiga sõita, et jalgrattur ära ei eksi, et siia lisaviita see peab olema. Noh, suur tee läheb otse, siis me igat sellist ära pööret ei pane, et Jah, mine otsa. siit Ei saagi metsa, läheb metsa tegelikult. mõistlik on jälgida seda autokilometraaži ja seda kaarti, et siis on nagu hea panna paika. Et sa tead, et sa jõuad kohe sellesse kohta, et sa hoiad juba silmad lahti, et siit ei või pööra kuhugi. Tee on ratturite jaoks täitsa okei. Muidugi on ideaalne ilm ka hea. Siin endalgi mõnus sõita. Kui sul lahtis killustikku peal ei ole, siis ei ole viga. Kui ütleme, all on kõva ja peal on lahtine killustik, mis on nagu tehtud tasandamise asju, siis läheb käest ära. Neid kohti on veel ka teha. Ma arvan, et panete ikkagi reedese päeva neljapäeva õhtul üles. Tuleks panna küll. Sellepärast, et esimesed, kes lähevad
tulevad mandaati ja tulevad kell 9:30 ja panevad minema. Üks värk on muidugi paned eelmine üle, et hommiku sõidad ise rada autoga ennem läbi, et kui viidad oleks paigas. See võimalus on ka vaatama, kuidas me suudame. Et lihtsalt igaks juhuks kontrollid üle, et kurat, kui siin keegi naljaviluks ühe viida või teist pidi pandud terve üritus perses. Tegelikult sa ei sõida väga kaua seda maatusse 32 kilti. Ja kui sul on viitas ei pane. Jaa, kui sa pidama ei pea, et lihtsalt sõidad läbi, et siis ta tegelikult läheb mingi tunniga. See oht võib olla küll, et keegi naljaviluks midagi teeb siin. Ma tegelikult olen suhteliselt optimistlik, et siin tegelikult polegi külamehi. See võib ka olla, jah, ma ei tea. Me oleme tiheasustuse mehed, harjunud. 5,98, siis näitab pööre vasakule tuleb panna. Kilomeetri pärast. Järelikult see siuke koht, kus võib. Siin on ka väga loogiline. Aga koht on ju. Siin on, ma ütlen, esimene päev on ka suhteliselt loogiline. Ebaloogilised, ütleme, kui sa oled metsas ja tiptigi sind ei... Ma lihtsalt mõtlen, et inimesed, kes alustavad sealt, nad peavad ju kõigepealt viivad oma autot sinna Treskisse ära, et nad õhtu finišeerivad seal. Ei finišeeri. Autopark on tegelikult Värska laululava vastas. Ja see jääbki sinna 3 päevaks. Seal on palve peal, eks. Ja inimesed siis... Ja ainult need, kes tulevad Treskisse, on seal need karavanid ja siis mingi väikene kogus 15-20 autot, kes on registreerinud, maksavad selle eest. Seal on nagu see vahe, et Värskas on 15 eurot valve, eks seal kurati Treskis on meil, eks, või elektritehas, seal on mingi kurat 70 eurot. Siin on see peatee märk tagurpidi, siin on viid ka juba väljas. Nii, vasakule siis. See on suht loogiline. Siia peab Tokki ristmikule või siia nurka? Tõenäoliselt siia nurka. Ma arvan, et siia poole on parem. Jah. Inimesed vaatavad. No sul on märk väljas juba. Jah, aga me peame... Pildikaga peale kirjutama lihtsalt. Aga siin on loogiline, sest suurem tee läheb siit. Aga siin on võimalik, et keegi põrutab otse, kui viita ei ole. Jaa, see oht on olemas. Pundist tulevad ja lobisevad. Raudselt peame viitsi. Ja pane siia poole viitsi ja nagu tee poole. Nad üldiselt väga vastast poolt ei oska vaadata. Järgmine peatus on 11,1 peal. Aga see on ka suhteliselt loogiline. Lähed mõõde põhiteed, eks ju. Põhimõtteliselt, kui siit nüüd otse põratud läheb, siis saab lõigata. See tee läheb raja peal uuesti välja tagasi. Kui keegi tahab lõigata, siis me seda ei keela. Siit saaks kohe esimeseks. Aga meil on nagu selles mõttes, et meil on nagu see rajateenus, remondibrigaadi ja kiirabi. Need liiguvad ainult mööda rada. Aga võimalus on. Ja neid inimesi on, kes tahavad lõigata, aga me oleme selle pikkuse teed ikka nii lühikeseks, et ma väga ei usu, et ülearu palju tahetakse lõigata, sest ma kardan, see Seebi-Jüri võib jääda, see on väga unikaalne koht. Aga siin ongi see lugu, et siin enam ei ole korrektselt, näiteks Google Mapsi kaardiga ei ole siin väga midagi enam teha, juba akib. Ei lae enam maastikku ülesse. Et põhimõtteliselt siin ongi see offline'i teema, mis tulebki päevakorda ainult. Ilusad kaardid võivad olla ja me võime isegi seal moostes vaadata. See on ideaalne rattatee. Sile kivis ei ole kinni sõidetud. Kui nüüd see kohalik vend sulle teeöövlit ei teeni siia. Loodan. Vallas ennem üle küsida, ega teil ei ole plaanis teid ööveldada, siis on täitsa päris. Siis on päris, meil on elus tehtud, et tahti head. Õõveldame tee ära. Teeme siledaks, et siin on augud. Sul on see ekraan, autol nii külje pealt ei näe seda. Aga kui selline ekraan. Et kui naine kõrval ei, siis ta ei näe, kui see kiirus ületad. Ma ei tea, vist teeb. No, see on ilus metsatee. Mitte metsatee, aga metsade vahel. Siis ikkagi ütleb, et
kohalikud elavad muidugi metsast, aga ikka siin on metsa ka alles veel. Siin ei ole nagu talukohti ka või? Aga väga huvitav, nagu parkmets oleks. Ja siin on tehtud need arvendusraided ja kõik, mis on nagu iseenesest nagu metsa kasvamiseks head, see ei lase nagu otsu minna, sest vaata see kasvab mets. Ma ei tea, see on mingi 20 aastat või palju ta võib olla. Elu sees pole siia sattunud. Sa ka ei olnud või? Ei, mina ei ole siin üldse käinud. Tead, see enne metsa peal. Veel otsa. Siin on isegi viida nimi peal, aeglusta, anna teed. Pane viit, aeglusta, anna teed. Hästi ilus tegelikult tee metsa vahel. Tänase ilmaga oleks ju väga. Minu ukse ja aken on ka lukku. Saad lahti teha? Ja vaat. Ei tulnud. Sul on seal kusagil on see nupp, et Nüüd tegi mina lahti. Ja minu oma üldse ei töötagi. Ma ei tea, siin on mingisugune imelik jama. mul ka üldse ei töötagi. Aga praegu on piisavalt. Siia viita ei lähe, see on selge, siin pole Siia viida ei ole midagi kohtagi. tarviks. See on nii loogiline otsa edasi. On see akendus põhimõtteliselt nagu häälkäsklusega või? Jaa, sa võid mulle ütlema. Kas tohib pöörduda, on 9,5. Siis sa võid ta kinni tagasi panna. Oi! Oi! Nüüd juhtus. Ei, väga hea. See filmib see kohe. Vabandust. Pane minu oma kinni. Käsi vahele. YouTuberi käsi vahele. Piirivõõr. 9,9. Kuule, ma ei tea, selle peab ära murdma selle viida siit. Ei las ta olla siin tagurpidi. Jah, keegi siit ära ei pööra. Tagurpidi. Ja vaata, Ilus järg. see kindlasti käib chillimine, siis see on isegi Kurrad, siin on mõnus kuradi metsajärg. siin puhatakse. See on kõva puhkumise koht. Jah, no paljud mõtlemadki. Natuke sõitnud ka juba. Eks me oleme seda ka uurinud, et oleks kena. Ja oleks midagi näha ka. 11,15 peab olema ees, siis peab olema paremale. Ühesõnaga tulebki ristmik tegelikult, ega siin ei olegi, näe see. Siia veel ei pane. Ma arvan, et siia pole mõtet panna. Siin ei ole kohta ka pandud. See ei ole mõtet Ta on nii loogiline lihtsalt. Eks see on kirjutatud ka, kui viita ei näe, siis sõitke otse. Põhimõtteliselt. Selle kirjutatud või? No ma arvan, võiks olla, no. Nendel seal see, kes paberkaart kaasas on. Tead, aga me ei saa kogu aeg nagu öelda, mõni mõtleb, et... Andke inimestele ka mingi mõtlemisvõime. Jaa, et mõtleb, et nad on idikad. Jah, nagu need tänapäeva autod tehakse. 11, siit pöörame nüüd paremale, siia läheb parem viit. Ma ei tea, kuhu panna seda. Ma arvan, Seeri pood on siin. Kurat, ma paneks üle tee sellesse kohta või? Ei, ära pane üle tee. Arvad, siin on nii palju märke neist, nad ei näe siin. Järsku paned lihtsalt natuke varasemale. Paneme siia paremale poole või? Jaa. Nad ei näe üle tee mitte midagi. Näiteks siia paar meetrit enne seda. Jaa. Okei, paneme siia. Sest nad ei näe üle tee, ma tean. Okei. Lihtsalt on, siin on see, kui ei pane, sest siin on nagu autode vool läheb sinna, siin on võimalus puusse panna täiesti vales suunas. Ja siis nad on
ikka täitsa ära, eks. Katsumus, kas väntavad mäest üles või ei vänta? 11,29 on see ohutus. Siin selline asi, et... Siin ei olnud viida kohta või? Siin ma ei näe viita, ei paremale... Siin peab olema viit. Vasakule? Vasakule. Aga mis siin toimub hakkab? Siin on nagu... Siin on üks tüüp on seebi, käsitöö seep, mingi 100 erinevat nimetust. Seebipood on see või? Jüri seebipood. Jaa, see on nagu hästi ägeda legendiga, siia tuleb ka... Meie Reino tuleb panema heli sinna ülesse. Aga siia peaks panema nüüd surf, siin peaks olema üks viit, mis näitab praegust nii-öelda vasakule. Ja siin peaks olema Surfilipp ka või? Siin peaks panema, ma ei tea, võib-olla sinna poole, eks ju, et nad saavad aru, et seal pool on see lipp, eks ju. Ja nüüd on niimoodi, et kui nad sama teed pidi tulevad pärast ratturid välja, eks ju. Suund sinna poole ka veel. Ja, et nad, noh, ma ei tea, kas on... Siin on 2 viita vajas põhimõtteliselt. Kas on mõtet panna? Või nad ei hakka ju tagasi sõitma, kus nad tulid. Siin võiks olla silt see kuradi seebipood või? Ei, siin on lihtsalt see... Peatus, et nad sisse keeraksid. Surfilipp on, paned siia, sest kõik surfilipp, kus on surfilipp, seal on mingi peatuse koht. Aga siis ei pea viita panemagi siia või? Ei, sest surfilipp ei näita suunda, kuhu sa... Jaa, aga kas siit siis pärast tuleks ikkagi nool edasi ka panna? Ma mõtlen, noh. Ta iseenesest on väga loogiline, et sa ei sõida tagasi. Aga järsku oleks mõttekas panna. Paneme praegu kirja, et paneme. Siin on muidu lipu koht küll, aga lipp vasakule oli siin praegu. Ta võib panna ka vasakule poole, kuigi noh, ma ei tea, kas... Ei, vasakule. Vasak on seal poole. Jah, siin on nool vasakule on Jüri seebipood. Jah. Aga selle vasakule peaks panema ikka paremale poole teed. Jaa, et kõik märgid siia poole. Lipu võib panna küll vasakule, jah. Okei. Ja ma ei tea, võib-olla siis nende inimeste jaoks, kes sealt tagasi tuleb, eks ju, panna siis nagu sinna, et... Aga nad ei peaks kõrvuti olema, nendel võiks väike vahe olla vahel. No väga palju sa ei saa vahet panna, aga natuke saad, jah. Okei. Päris kõrvuti ei ole, muidu tekitab segadust. Lähevad lolliks, jah. Põhimõtteliselt on siin... Et tuleks nool edasi on selle bussipeatuse juures seal. See on ülikõva turismimagnet siin Kagu-Eestis. Suviti käiakse. Tal on nagu üliägedate lõhnadega seebid. Ta müüb ka neid siin. Tal on siin kohvik. Räägib. Ta oli endine sportlane, kes jäi mingi polariaaži järgi ratastoorist hakkas seepe tegema. Aga nüüd ta kõnnib juba. Okay. Aga naine hommikul, ta mõtles, et elu on läbi ja siis et naine hommikul lükkas ta mingisugune ahju juurde, kus ta neid seepe tegi ja siis... näe, Jüri on väljas. Tal on kurat käed seebised. Jah. Ma lihtsalt ütlen talle paar sõna meile. Pirukad ja värgid, eks ju, aru, et võimalikult palju seda kohalikku menüüd. See... Helen ju rääkis, et ta käis Soomes seletamas, kuidas on võimalik, et ühes mingi rahvakildis, eks ju, ei ole ühtegi pitsarestorani, mitte ühtegi burgeriputkat. Et kuidas on selline asi olemas, soomlased küsisid, kuidas see võimalik on. Ja te müütegi suvel turistidele oma sööki või? Kuidas see võimalik on? Sest nende jaoks tundus see täiesti võimatu.
Soomes kõik mingi turismitalud müüvad pitsasi ja burgerit. Kuidas on Eestis võimalik, et Eestis on teismoodi? Seesama oligi üliendine võrkpallur, kes purelioosid ja ma ei tea, mis ta läbi põdes, ei ratastooli. Siit on muidu viit vasakule mõeldud jälle tagasi, nagu rajale tagasi. Jah. Okei. 12,34. 12,3 on ju. Ja siis laskumise märk on pandud 13,14 peale. Seal on hea peale siin. Ma ei tea, kas nüüd laskumise märki tuleb või? Igaüks näeb, et teel on lange. Me enne suurt langust on vaja ohutusmärk panna. Me oleme natukene, ma ei tea, tõenäoliselt tuleb panna. Sest inimesed on soodavad. Liiklus sul ju jälle kinni selleks saaks panna teel. Meil on küll seal, kus me oleme, on kiirusepiirangud ja ajutised märgid. Meeskonna liiklustalitlus tegeleb sellega. Panevad neid märke üles, et palun sõita aeglaselt, siis ratturid teel. Noh, 13,4 laskumise märk. Ma ei tea, kuna mina ei paneks siia. No täiesti 13,14, noh siin, selle koha peal oleks vaja märk panna. Ei, minust ei ole mõtet. Ma ei tea, nad on üle tundub sükke jah täiesti. Laskumine on juba läbi. Ma arvan, et see on tehtud tal nagu mingi Google Mapsi alusel. Ja laskumine on teiselt poolt. Nüüd on pikk paus, 22,67, 10 kilti ja peab edasi sõita. Ja see laskumise märk on siin. Võt siin on nagu see ratturid tee natuke siit. Siin on seda lahtist kilti. See on siit, jah. See on nagu siit tee. Ja raisad tolmab ka see tee. Ja kui mõni on nüüd väga peeniksi väljaga tulnud, siis teil on päris mida laiema selle kummrehviga on, eks ju, seda parem. Mõnikord ikkagi arvan, et inimesed ei tule siia päris asfalti rattaga. Ma ei tea, aga ma olen näinud. Ma olen muidugi neid hullusi ka näinud. Ligi äkki tuleb, see on ka ju rattur. Tulevad lükkemehed oma maanteerattaga ja... Ligi ei ole registreerinud, Ligi tuleb koha peale, aga malakaga kaitseb oma maja. Ja šouks veel tuleb. Ta on ikkagi teemaga kursis, et tuleb avalikult üritus. Ma arvan... Et saab jälle paljaperse koovi peal istunud konserve süüa. Ma ei tahagi rahvale üldse rääkida, et seal Jürgen Ligi maja mõni läheb kõrvad ja kirjutab mingi... Tuleb piku üles ja Jürgen mõni perse. Võib-olla võib juhtuda küll. See tee nüüd liialt hea ei ole ja... Lahti nii ilustik siin, see tegelikult... Siin selle kurvi lõpus all oleme jälle mingi laskumise märk. Jaa. Võib-olla selle laskumisega natuke lepingu. Aga las nad olla praegu. Võib-olla ei ole väga hull. Siin oli laskumise märk. See ei ole tegelikult väga hull. Pigem on see hull tagurpidi. Sealt poolt on laskudes võib-olla liialt suur hoog. Siin poolt tulles ei saa liialt palju. Pigem on see asi, et kas need tüübid jaksavad siin mäest üles. No kui on head rattad, siis kui on palju käiku, siis kui sa oled käiguvahet ja töötab, siis ei ole. See RMK lõkkekohas on mingi söögikoht. Ta on tegelikult RMK lõkkekoht on seal natuke edasi söögikoht on praegu tee ääres. Hea lõkkekoht on kõrval söögikoht, parkla. RMK parkla. Jah, ta on ametlik. Õnneks ta nii tee ääres, sa ei pea isegi sinna pinda panema. See tehti ekstra kiiruga meie jaoks valmis. Kuigi neil oli see plaanis nagu nii teha, aga noh, kiirendus tuli ta.
see on nüüd tegelikult selline koht, kus on Eesti ajal oli siin harjutusmäed ja siin on mingid Eesti sõjaväe osad, siin on kaitsesid Eesti piiri kunagi. Piir oli kaugem, nagu ütleme, see harjutusväljakud ja siin mingi märja lapiga tõmmanud, eks. 16,9. See tee on ratturitele mitte sümpaatne, aga ainuke lootus on see, et ta ja teine asi on see, kui siin mingid autod jälle mööda vanad, mis on liikluskindi panna, siis tuleb siuke tolmukiht peale, et pead anna mingi. See offline'is on pildid valed pandud mõned, aga rada jookseb ikka. Et kui ühe korra oled ära vaadanud, siis tead, et ära pildile tähelepanu pööranud. Nad on kuidagi läinud sinna lappesse. Võib-olla tal mingis teises versioonis on jälle õige. See oli see languse koht. Ma ei tea, teoorias siin midagi on, aga see võib olla esimene koht, kus teoorias võib märk olla. Ei, selle koha peal ei ole lamp. Ei olnud, ei oleks just pannud sinna. Väga hea, et panen. 22,64 on languse koht. Praegu on 17,9. Enne piiri tohiks siis väga kaugel olla tegelikult. See ongi see lõkkekoht, kus on see söögikoht välja mõeldud. Okei. 19,3. Seda ei ole märgitud. Ma pean hakkama tõsiselt mõtlema sellise asja peale, et kuidas siia tuleb, kuidas me saame teha nii, et siia autos ei tule. Kuule, kirjuta üles üks asi, et ma pean seda asja tuunima. Nii. Et Arne lepi kohalikaga kokku, et nad panevad selle parkla kinni reedeks. Nii. See on Laskemägi, kus oli Eesti ajal lasti mingeid asju sinna väkke. 7 mägi on siin. Siin on harjutusväljak. Ja see RMK... Nii. Kuna inimesed sealpoolt tulid, siis siin ei ole viita taris panna. No jah, jätta tagasi. See küll oli. Siiamaani on rahulikult, nüüd hakkab neid viitasi tulema alles. Siin ei ole viida kohta, vaid on ohutusmärk. Läks jälle asfaldiks. Kõik on kirgenud. Kurat, saime sellest pasast sinna ära. Okei. See on ainult üks hetk.
tehtud küla jooks, et küla ei tolmuks nii otsast. No see, ma usun, et paljud hingavad kergendatud, aga siit koppavad jälle raskelt. Ega nad ei ole tegelikult väga asfaldi inimesed. No, me oleme kohati saanud pahandada hoopis sellest, et nii palju asfalteed on. Okei. Sellised sitakillustikuga tõusud on päris jubedad. Siis saab jälle kergendada linnad. Pane viit langusaeglust Kus see langus siin on? Oota kohe 22,6 peal. Ma ei tea, kas see natuke läinud nägedasse selle See, hetkel see küll langus. Pool kilti peal, poole kilti taga pärast on kõva langus. Siit on hea alla mäge minna, aga kuus on küll, siit peab mõni küll külje maha panna. Ja see oht on olemas. Siit hakkavadki vunki andma ja siis. Ega rattur päris loll ka ei ole. No jah, siia nüüd märk panna, on ju. Nihu hea, ma ei näe üldse. Täitsa mõteta. Jah, see on täitsa kuidagi natukene... Kirjuta üles need langusasjad, ma ei tea. Nendesse tuleks suhtuda teatud. Siin näiteks, kas on vaja? Annavad nad nii palju. No päris kindlasti ei ole vaja. No ma tunnen inimesed, ratturite nagu käekirja. Siin ei ole nagu võimalik nii, aga nüüd on oluline asi. No siin ei ole viita. Selle koha peal ei ole... Oota. On viit. Ja see on oluline siit ära pöörata. Siis sa võid endale jätta siin need Kopra tammid on. Oota. See on paremale poole. See on ülitähtis koht. Mina olen ühe korra siin mööda pannud. Oota, see on 23,4. Ei ole mul siin. 23,4 peal on pööre paremale. See on nüüd see koht, kus on see kollane maja seal. See on see pilt, jah. See on see pilt, mis vale koha peal oli. See kollase maja pilt, see, mis oli meil alguses. Kuidas sa nüüd saad selle siia... Mina siit tõsta ei saa neid asju. Aga kuidas sa suudad siis... Huvitav on see, vaatad, näe, siin on 22,67 peal on. Siin ei ole üldse põret või? Jah, ei, 22,67. Langusaegulust pööre paremale enne Kopra tammi. Ja see ongi. Pilt on vale. Kopra tamm on siin kõrval. Ja tegelikult mitte enne Kopra tammi, vaid tegelikult tausades peale. Kuidas me saame nii teha, et siin mitte midagi ei juhtu? Siin tuleb meelde jätta see asi. Laiali ei lagunenud, kui sa mingisuguses prügikotti päris paned, siis ta võib lihtsalt mul laiali. Paremale, 22. Okei. Et noh, ta vastu peaks lihtsalt. See tuleb meil tegelikult turva ka muidugi. Ma pean seda 5 korda ümber tõstma, ilmselt kuhugi asjade vahele panen. Sitsimäel lõunapaus oli tegelikult see, kus me käisime. Pildid ei klapi, offline'is pildid ei klapi, aga online'is või sellel on pilt on täitsa õiges kohas. Näe, maja on siin, pööre paremale. Aga pöörame edasi, näeme siit edasi. Siia peaks, ma ei tea, oota, kas pange kirja, et siin peaks olema nüüd märk ka veel, et autodele keelatud see tee.
Saad sa panna esimene päev R6. Sellesse Sitsimäele sa tood mingil hetkel pead tooma veepaagi jälle käru peal oma selle mingi maastoriga. Vaat seal, kus me olime praegu. Veepaak, aga seda peab ju, kui raske see on? See on mingi kuni tonnini. Millega seda tõstetakse? Ei, ta jääb käru peale. Käru peale või? Siin on kirjas ka see veepaagi koht, ei ole? Ei, siin on ainult T5 värgid. See on nagu see... Kuhu see veepaak panna? Kuskil... Eks seal keegi on kohal juba. Mingi platsi peale, kuskil mingi... Selle söögiplats ju alles oli. Jah, sinna tulebki veepaak. Sinna tulebki veepaak. Ja, söögiplats see kuhugi sinna, kuhu ta jääb, see nagu väga tähtis ei ole, sest see on inimeste... See lõunakuradi laagri koht oli ju siin samas. Ja, sinna tuleb veepaak, mõjale veepaak ei pea vedama. See tuleb mingil hetkel sinna ära viia, eks ju. Siin peab natuke logistikat veel mõtlema, eks ju, mis kell sinna viia, aga ta peaks olema niimoodi, et kui ratturid hakkavad sinna jõudma, et see veepaak on sinna ära viidud. 23,44 tuleb järgmine pööre paremale. Mina praegu orienteerun kilometraaži järgi ja selle teksti järgi. Pilt ei klapi. Ja muidugi see online kaart töötab ka õieti, aga selle peale ei saa kindel olla, kui siin telefonid taga on, et siin töötab. See on kõik Kobras on kõik korraldatud. Okei. Veedlase kõrvim kui tee. See hullemaks ei lähe. Siin lasti vahepeal vett välja Kobrast. 2 päevaga oli kõik tagasi ehitatud. Ongi nii, jah? Okei. Keegi kuskil tegi, mitte siin, aga tegi ka oma tammile augu, siis hakkas sulisema. Nagu sulin tuli, olid Kobras väljas. Ta kuulis, et mingi perse on raiski, kohe hakkas töö. 23,2, 200 meetri pärast peab piit tulema. 240 meetri pärast. Jah, sul on siin lõkkeplatsi pilt pandud selle koha peal. Kus kohas? No siia on pandud offline'i peale, vaat siit läheb paremale. Tuli. Vastab tõele. Vastab tõele, sa oled siin käinud selle pärast. Jah. Ma ei tahagi sulle siit... Ei, väga hea, sa täitsa... Sa pead ise selle nagu läbi närima. Ei ole kellegi, kes pärast enam küsida. Kilometraaž peab õige olema, siis on kõik sinu pilt on pandud. 25,42 pärast on suund otsa. Siin on juba rattaga ka selline üksteise seljas sõita. Aga ei, see ei ole võimatu, ta on suhteliselt sile. Ja sellepärast see autos ei lubatagi. Sest kui nüüd auto tuleb, siis peab ratturid hüppama kraavi. Sellepärast on ka autode keelt, jah? Jah. Okei. Ja vaata, kui siin tuleb juba mingi 10 autot ja see ajab, kui sa nagu väntad ja siis sa pead jälle maha tulema. Või siis sõidad lõpp, seda on ka juhtunud, kus inimene siis rattaga läheb nii tee pervele, et lõpuks korjab mingi kännu asja üles ja paneb täiesti käntsu. Lihtsalt sellepärast, et mingi autot toiskab mööda sust. Autod võivad teha sõita ringi 10 kilti rohkem, ei ole probleemi. Nüüd me hakkasime uuesti ülesse poole tagasi liikuma sinna Tretski poole. See üle poole raja on läbitud seda. See on ratturite jaoks täitsa okei tee. See on 25,4 kohal tuleb üks stopp. Mis on? Pane oma märgid maha siin. Oma märgid? Jah. Ma panen ka võib-olla. Sa paned ka võib-olla.
nüüd hakkab ilm soojemaks ka minema. Mingi 21 on. Ja 24,5, 25,4. Ei, ma ütlen, temperatuur on ka. Ja. Kilomeeter veel siit otse panna. Sellega võid ikka arvestada, et keegi kurat ennast neist vigaseks kordi kukub reis. No, meil on... Küünarnukk puruks või põlv. Meil on kaks kiirobi poolt. Ja siis on veel 2 jalgrattaga sõitjad, kes annavad, kellel on meditsiinimärgid küllis ja kes annavad abi. Huvida, kus nad tulevad lõpu poole või nad ei saa ju päris lõpust sõita, mõni on nii aeglane. Me kiirobi autod omavahel roteeruvad niimoodi. Ja põhimõtteliselt eks nad mingi kaardiversioon, kus peaks inimene suutma öelda, mis kuradi punktist on. Ma ei tea, kas see hakkab tööle, eks muidu oli vanasti niimoodi, et vaata, kui nüüd siit külas sõidad ära, siis selle suure kuuse all on. Et lodiks mingi. Nagu see oleks ainuke suur kuus, kus rajab peal. Kahe nädala pärast on kõik kased juba suured. Siis on niimoodi, et see mets ei paista läbi enam. Ja. Pakun välja. Ta läheb ees ära. Ta on mingi Põhja-Eestiga 2 nädalat on vahet. meetrit veel. Äkki siis selle märgi juures on seal mingi suunaviind otse vaja panna. Vaata nii pikk vahemaa, et inimesed vahepeal ei hakkaks kahtlema, et ma vales kohas olen, äkki see või? Selle märgi juures on pandud suunaviida koht otse. Aga siin on vist võimalus vaata paremale vasakule ka minna. See võib isegi olla mõtestatud. Jah, sellepärast, et see on täitsa suur tee tegelikult. Vaata. No niimoodi, suuremaid. Sest siin peaks ju otse minema. Ja siit on otse märk. Ma arvan, et see on täitsa mõtestatud tegevus. Te, mis on kõige jubedam? Kui üks rattur otsustab pöörata vasakule ja järgmine tuleb, vaatab siia, et kurat, ma näen ühte ratta saba, siis ta enam ei mõtle. Ta paneb samas suunas. Nii märgistasime ära meie territoorium. Kellelgi on lahti? Minul on kinni. Äkki on uks. Sinu uks on lahti. Sinu uks on lahti? Ei saa aru. Ei läll, aga näitab. 26,2 peal on jälle suunaviint otse. Mis kuradi asi? Midagi on lahti, kui ma ei näe hästi. Näed sa? Ma ei näe üldse midagi. Üleval ta midagi vilgutab. Vilgutab, aga ma ei saa aru, mis asi on. Taga, kassi veel. Ma ei saa aru. Ega sa luuki taga. Kus see luuginupp käib tal? Ma ei tea. Aga ma vaatan. Sinu turvavöö või? Võib-olla. Noh? Sa istusid keskel äkki liiga või? Ei. Sa ei pannud rihma kinni või? Ei, vahepeal võtsid lahti. Sinu iga, kurat, see tekitab meil see segadus. Siin ohtlik ju sõita, kurat, siin ilma turvavööta, kurat. 26,21 järgmine laks. Siin sõidaks ka ise rattaga, kui viitsiks. On ilus ilmselt tegelikult metsa vahel ongi äge sõita, aga seal asfalttee peale ei olegi äge sõita. Ja siin praegust tundub, et see tee on suhteliselt okei ratturi jaoks. Peaks oma ratta kaasa võtma. Elektritõuke ratta, ma mõtlen. Seda niikuinii. Ükskord sõitsid meil kogu raja mingi tõuksiga. See jalaga lükkasid. Need olid vist ikka suuremate ratastega. Need olid suuremad rattad, jah. Ja nad sõitsid, tegelikult sõitsid rajad läbi.
ma ei kujuta ette, et see kuradi kets kulus neil küll ära, ma kardan. Siin sõiduautoga ja mõni koht on küll siuke, et võib põhja kinni võtta, et Tavalise auto võib võtta küll, jah. Sellepärast me võttisimegi, et saate niisuguse kasti maasturi, et siis ei hakka seda oma bussiga siin vägistama. oi pljääda, see buss jääbki siia metsa res niimoodi. No ma arvan, et see kuradi ühe korra GPS juhtis ju meid mingi metsateele, kuskilt seal Valga piiri äärest, läheme siit otse, et keps näitab otse. Sattusimegi sellise tee peale ja ringi pöörata ka ei saanud, pidime ainult edasi sõitma. Õnneks ei jäänud kinni, aga seal palju puudu ei olnud, siin nagu metsa surnudki. Keps ju vahet ei teinud, mis tee on. 26,21, siin oli Viida koht, on ju, kus oli otsemärk. Muidugi ma ei saa aru, milleks see vajalik oli, aga 26,99 viit vasakule. Ahah, okei. Võib küll otse olla see Viida koht. Oli või? See kohta? Siin võib olla küll, vaata tee läheb täpselt niimoodi 8. Aga siin oligi Viida kohta. Panime Ei, mööda või? Oota korra. 26,99, ei, 200 meetri pärast või 100 meetri pärast. Peaks tulema viit vasakule. Ma vaatan pilti ka samal ajal, kas see pilt on õiges kohas siin tehtud. Siin tuleb siuke käärid nagu. See koht, oota, 90, jah, see koht. Õige. See on siuke loll koht, siin peab kindlasti viit olema. Aga Viida paneks siis siia poole tee. Pane siia poole ikka, jah. Okei. Niimoodi. Selge, let's go. Päris loeb küll peaks kaarti päris okeilt. Aga sa kontrollid mind või ennast? Sind. Sa oled ise sõitnud juba, sa tead juba peast. Mul on, ma ütlen, mul on teise päeva õhtupoole mul lihtsalt see offline'i pildid on küll täitsa mööda, vaatad, et tekst on õige. Kuskil, aga kas sa seda ei näe, kus on pildid, kus Helen näitab käega suund? Ma ongi, seda ma vaatan ka samal ajal. Ma vaatan seda offline. Ei ole, pildid on valesti. Jah, pildid on valesti. Näitab vasakule, aga pildi peal näitab paremale. No ma ütlen, sellest ma vaatan offline'i pealt kilometraaži ja 28,44. Nüüd vastab mulle kuhu poole. Oota, kohe ma teen lahti. Oota. See koht peaks olema vasakule siis siit. Õige. See on see. Eelmine oli siin. Online'il on ka vale pilt. Online'il on, vaata see pilt. Eelmine pilt on siin online'il. Me oleme selle koha peal. Aga pilt on vale. See on eksitab natuke. Vaat see panebki kukad kratsivad. Foto mismoodi nüüd siis on. Ma mõtlen, kuidas... Et näe, siin on 27,28. Vot see on see koht. On vasakule. Aga pilt näitab vaata paremale. Õnneks on see offline'i see kiri õige. Kui tekst on õige, siis las ta on. Jah, tekst on õige ja online'i kaart näitab ka õieti. Okei. Lihtsalt, et ta kuradi vaatad, kuradi korja need pildid hoopis siit ära raisk, et need on pigem aga vaata, mis online'i kaardiga vahepeal juhtub, et kaart ei ole, rada on. Sellest peabki olema offline ka vahepeal. Siis sa viid kahe pealt viid ühe kokku.
aga kuule, kas me suudame praegu panna kirja, kus meil vead olid? Ei, neid on liiga palju. Ma arvan, et ma peaks ütlema talle, et ta vaataks ise pildid üle uuesti. See, kes seda rada on sõitnud. Ma helistan korra Liisule mõtlen, et siis räägime. Et siin neid tuleb liiga palju, et ma ei saa siia märkeid teha. Aga online kaardi peal on küll, et võiks olla see on R11 on R11 pilt on pandud R10 pilt on pandud R11-le. Alju! Noh? Kuule, ma sõidan siin oma poistega rada. Ja me saame, oota räägi nüüd... Meil on pildid siin online'is, sellel on valesse kohta on pildid pandud. Nad on nihkes. Või nihkes või valed ühesõnaga. Võib segadust. Tegelikult nad tekitavadki segadust. Et mis moodi me neid õigeks sättida saab. Suunaviide pildid või? Jah, näiteks kui me oleme siin esimese ringi peal, et R10 pilt on pandud R11 peale. Näiteks selline lugu on siin. Aga siis me vaatame need arvutis eraldi üle, siis on vaja teil äkki lihtsalt endale teha nagu märkmed kas või enda vaata Google Mapsi, panna pinnid maha, kus on nool paremale ja vasakule. No, ühesõnaga muidugi te seda raja suuna mõttes teate ka ju vaata, kuhu poole suund peaks nagu näitama, kui kaardi järgi liikuda. Ei, siin offline'i selle versiooni ja selle online'i vahepeal leiamegi selle õige tee ülesse. Aga need pildid pigem eksitavad, kui abistavad hetkel. Okei, no siis me võtame need pildid, saame rõhu kihina nagu eemaldada, vaata seal on niimoodi, et... Offline'i pildid on vales kohas jah, et lihtsalt ära võtta, et tekstid on õiged, kilometraažid on ka õiged, aga lihtsalt, et ma vaatan lihtsalt online seda kaarti ka, et kord ei klapi, no, et siis on mingi jama. Okei, aga siis teeme niimoodi, et vaadake lihtsalt rada ja te teate, kuhu rada peab minema, selle järgi peab nool panna. Selge, et me siia ära. Okei, tekst on õige. Okei, tšau. Jaa, palju edu, jaa, tšau. Aga praegu me siiski oleme suutnud tegelikult õigeks kohas ära pöörata. Jaa, et see on tegelikult väga hea, et sõita saab, et kui ma olen siin juba korra käinud, mul on silmamälugi juba. Et vaatad, et see on see koht on ju. Järgmine on 28,44. Peaks tulema vasakule. Aga minul on siuksed asju, et ma tean, et siit tuleb pöörata. Aga ikkagi ma jään mõttesse sügavalt, kas vasak või parem. Mind ajas praegu segadusse see, et pilt oli vale koha peal. No. Et vaatan küll, et vaata, kui pole korra käinud on ju, siis kurat, et vaata need abistajad tegelikult teinekord ei abista. Mind huvitab see teise päeva rada, et kui sa ütled, et sa pole ise ka sõitnud seda, et see on keeruline. Ja eile juhtus selline asi, mis oli täiesti kummaline. Mina tahtsin pöörata vasakule ja see Seto Helen, kes oli selle raja teinud. Me tegime eile niimoodi, et mina sõitsin ja tema ei tohtinud mulle öelda, kus. Aga sa samal ajal lugesid, vaatasid kaarti? Ei, ma sõitsin mälu järgi. No, ja siis pööran vasakule, ütlen vasakule, tema ütleb paremale. Ja pöörame paremale ja siis ma sõidan mõnda aega, ma ütlen, et midagi on väga perses, ma ei ole siin kunagi olnud. Ja siis selgus, et rajameister ise ütles vale. Aga minul oli lihtsalt see, et ma sõidan ja vaata, muidu mõnes kohas oli nii, et ma ei saa aru, kas ma pööran vasakule paremale. Aga nagu ma selle pöörde ära teen, ma näen asju, mis on mulle tuttavad juba. Ja ma tunnen, läks õieti. Aga siis ma pöörasin teisele poole, ma ütlen, ja ise räägin kogu aeg, et midagi on väga perses, juba sõitsin mingi 5 minutit, ütlen, kogu aeg läheb imelikumaks. Ei, ma ei ole seda näinud, ma ei mäleta. Ja siis ma ütlen, ma ei tea, kas ma olen mäluga autoses, aga ma ei ole midagi sellist kohta üldse ei mäleta. Ja ma kunagi ei mäleta seda. Ja siis ma mõtlesin, aga siis lõpuks ta ütles, et Jeesus Kristus, siit me pidime vasakul pöörama ja järgmise risti peal panema. Kui rajameister ise ka eksib, no see on ka teist korda elus siis selle koha peal. 28,44 tuleb viit vasakule Netsaja külaplatsile. Jaa, siia tuleb see... See on see koht siin. Ja siia peaks panema ka ilmselt lipu. Saad sa kuidagi märkida lipu ka või?
Ja, sest siin on nagu suur esinemine mingi Seto see külaplats ongi see samane plats. Selle ees nad esinevad. Selle maja ees seal tehakse mingi baari. Ja siin on nagu alati mingi Seto leelukoori mingi suvepäevad ja nad siin nagu seda pärandkultuuri nagu hoiavad. Ja miks on siin piirivõndi pilte? Taga 28, siit läheb uuesti tagasi rajale, tal on kirjutatud ja siis rada jätkub nool paremale. Aga miks on siin nool paremale, kui rada jätkub? Kas ma saan kuidagi täpsemalt panna, et ma panen küll külaplatsi lipp tuleb panna, aga midagi täpsemalt, mis külaplats või... See on Netsa külaplats. Netsa, jah. Ja... Oota, Netsa ja Metsamaja on seal pool veel? Ei, see on see maja. See ongi Metsamaja või? Ma ei tea, ilmselt küll, sest me esineme siin. Kurat, ei, see pole see. Kaardi pealt me ei näe seda. No siin on, see on see koht. Näed see, jah? Pilt, oota, laeb pildi. Ma vaatan pildi ka ära. Kui ma õieti mäletan, siis on mul Reino. Vaat siin on, vaata, see on käed laiali seal. Aga jah, tal on viit pandud siia kirjutatud see paremale. Tagasi rajale ja paremale. No, kurat, siia ei ole vaja parema. Et inimesed pööravadki otse sinna ära. Tegelikult oleks vaja siit panna siia kohta suund vasakule noolega edasi. Ma selle siia saab ka siia panna, aga kuidagi kui inimesed siit välja tuleksid, siis nad näeksid, et nad pööraksid siit edasi. Aga kõigepealt tuleb nad sinna saata. Ja sinna saata, aga siit peab natukene kaugemal olema nool otse sinna. Jah. Et nad tulevad uuesti platsi peale tagasi, et nad pöörutaksid sinnapoole. Jah. Kuigi suhteliselt tõenäoliselt nad ei hakka tagasi sõitma. Aga no kui lipu paned siia ja siia läheb parem suund, siis on juba kõik selge. Ma usun, nii on võib-olla veel parem. Et vähem pudru. Sest mina isiklikult usun, et kui see vähega ilusalt ilm on, siis see on ujumise koht suhteliselt puhas vesi ja pidi suhteliselt ruttu soojaks minema. Tõenäoliselt on paljad kõik siin sees. Jah, kui on siin soe ilm, siis on siin... Mees vuntsib oma maja ka kenasti korda. See on hästi kena Seto küla. Ja muide, siit on pärit ka see sama bänd, Netsa küla bänd. On või? Ja samast külast. Kõik poisid samast külast. Väga inspireeriv koht siis. Elu sees pole sattunud siia. Ja vanad majad on kõik ära müüdud ja ostetud. Ega neid siin keegi enam müüa ei taha. Siin üks vana koer me panime eile kirja, et peremees võiks ta nagu kinni võtta, sest ta on äge koer, kes saadab kõik autosi tee ääres. Augub või? Ei, ta on hea tahtlik, liputab, kui tal tuleb 2000 ratturit, siis see maja müüdi viimati vist ära. Algkool või? Jah. Koolid pole enam ammu midagi. 29,10 peal on otse suund. Alguses mõtlesime panna siia Netsa küla bändi, aga siis me vaatasime, et see on nii äge bänd, et see sobib õhtuks rohkem. Näe, kutsa on siin. No see ongi see või? Tema kontrollib ja saadab kõik kiirust ära. See on kõik kohalik kunt, jah. Muidugi, see peab ikkagi arvestama selle. Ta on mingi, ma saan aru, vist ikka päris vana ka, nii et meil tüübid ütlesid, et nad uurida siin küla, et nad võib-olla panevad selle kutsa natukene, ta satub järsku liialt suurde ärevusse, et ta ei lähe tõenäoliselt kellelegi kallale, aga ta võib suurest segadused olla. Nii praegust on kõik, sa suudad praegust jälgida, mis on õige. Jah, praegu on kõik okei. 29, see tuleb vastu. 29,1 tuleb see ristmik. Siin on pandud nool otse selle koha peale. No siin on võimalus keerata, aga kui peale ristmikku panna otse... See on põhjendatud nool. Aga see oli kaardi peal ka, et otse... Kaardi peal on, pildid on lappes. Ja see on nagu... Nüüd tuleb järgmine 30,81.
see ongi tahvliga ongi hea, et sa saad neid lehti vahetada kogu aeg. Jälgid ühte, jälgid teist. Et telefoniga seda nii kiiresti teha ei saa. Et selles suhtes on mul hea see puututundliku ekraaniga arvuti, et saab, ta töötab nagu tahvel. $810 meetrit veel. Väga lahe maastik, tuleb jälle mingi lagendik, vaata kui hästi korras talud on siin. 30,81. Igaüks on oma tiigi siia teinud. Hästi kena küla. No siin ei ole eksimisvõimalus, see nüüd üks tee on. Oot, siin on ristmik, kus tuleb nool paremale. Ma vaatan üle korra, see on ikka offline'is. Ei, siit natuke edasi 30,7, 100 meetrit veel, sealt tuleb paremale. Siin on asfalt tuleb nagu jah, ja see on päris pikk sirge tuleb. See on kõik selge. Nüüd laadis üles. No siin on kõik selge. Järgmine on soe. Siia tuleb viit. Tšuh, paremale korras. Kolmkümmend 33,42 peale on pandud viit otse. Mis see mind natuke üllatab praegust. Et on otse pandud selle koha peale viit või? Seda pilti üles praegu, siin on mingi pilt ka pandud. Seal on üks ristmik, võib-olla selle pärast. Soe koha nimi, jah. Selle, ja, et siit keegi kurat ära ei pööra vist, see on see koht. Siit on pandud viit otse, et keegi ei pööraks siia ära. Sa paned selle? Siia sama selle paneb otse, et keegi ei pööraks siit ära. No jah, ma isegi ei tulnud selle peale. No võib-olla jah, et... Ja siis ongi... Treski peaks tulema. Treski. Aga ühes kohas tuleb veel, aga viita ei ole sinna pandud, sa keerad nagu treski peale. Aga sinna tuleks laagri, sinna pole. Või lipp tuleks panna sinna äkki? Võib-olla ikkagi viit. Ma ei tea. Viida kohta ei ole märgitud sinna muidu. Sinna peaks panema viida. Ma kohe näitan, kus see peaks olema. Ja. Treski on ja. Neid tulebki treski. Aga siin ei ole viida kohta ei ole. Viida võiks panna midagi. Viida või lipu või? Ta on ju peatuskoht. Isegi ei oska öelda. Siis võiks mingi treski kiri olla lihtsalt. Treski... Ei, paneb lihtsalt sinna suuna. Paneb suuna. Äkki neid suunamärke oli igaks juhul paar tükki rohkem teha. Need ongi tehtud, ma ei tea, mingi 40. Varuga. Ma ei tea palju. Siin on lihtsalt, nüüd me oleme
Treski külaplatsil või selle Treski küla sees ja nüüd tuleb just, vaata, siin on hästi palju ära pöördeid ja asju. Ja on küll, jah. Et me peame seda... Siia oleks vaja küll, muidu ei tea, kes kuradi kelle hoovigi kuskilt pöörab, on ju. Kohe me sõidame praegu edasi. Et vaata, mõni hakkab siit midagi luputama, eks ju. Treski küün, võt see. Et siia tuleks panna nüüd, ma arvan... Keerame korra sisse, ei pööra. Pöörame korra. Siia peaks, mina paneksin siia, mitte lipu, vaid paneks suuna konkreetselt sinna, sest see on tegelikult see laagrisse sisse. Ja see on nii väike tee muidu, et ei saa aru, on ju. Ja tegelikult peaks mõtlema isegi nende karavanide jaoks ka teiselt poolt siia. Sealt poolt, kus nad tulevad. Karavanid praktiliselt tuleb kõik sealt poolt. Tegelikult oleks vaja siia panna kõikidel päevadel on seda vaja. Siin võiks panna kohe maasse kõik mõlemalt poolt tulevad, eks ju. Ja. Sest esimesel päeval, reede hommikul hakkavad nad tulema siia. Meil on lihtsam, kui on, ja praktiliselt 100% tulevad sealt poolt ja isegi tõenäoliselt. Nüüd teine päev algab ka Treskist. Aga siis see märk on võib-olla eksitav, kui nad hommiku välja keeravad siit. Esimesel päeval on ta põhjendatud. Esimesel päeval on põhjendatud. Võib-olla... Teisel päeva hommikuks ära võtta. Ja, võib-olla küll. Siin on meil üks mingi saateautode, kes on maksnud platsi, eks ju. Siis siin on kõik arreteeritakse, edasi ei saa, eks ju. Siin on kämpingud ja telgid. Siin on Pesula, see on karavanide plats, seal taga on veel üks osa sellest telkimisest, nii-öelda 2 telklat osa on. Need, kes tahavad sügavad vaikust on siin, kes tahavad vähem vaikust on seal, eks ju. Ja siin on see Treski nii-öelda lava, mis on Jalmar ehitanud. See on siis backstage siis tehtud. Backstage läheb natuke teise kohta. Ei, see läheb sinna rohkem taha poole. Seal on küün, kus meil on üritused. Siin on toiduala kõik, mis siin kõrval on. Okay. Siin on mingid peldikud, seal on paar sauna, sinna tuleb sauna. Siit enam edasi ei lähe? Jaa, alguses me mõtlesime teed... Paneme mingi viida peale, et stopp või pane. Kui nad lähevad ausades, nad jõuavad lõpuks rajale välja isegi. Aga me ei taha sinna suunata, sest ta nüüd võib-olla isegi läheb kuivaks, eks ju. Meie elame nendes majades seal. Kaasa arvatud sina. Okei, näevad päris head välja. Jaa, jumalast korralikud. Selge. Ja, see kraavi ka ei ole vaja. Okei. Ma võtan reedise päeva nüüd maha. Laagrid me ehitame üles, siin viidad ja asjad me praegust ei hakka.